tere, et Valguse kanal Marge Youtube'i kanali vaataja, kuulaja, jälgija ja kui sa märgid telli ehk subscribe, siis sa saad iga kord meeldetuletuse, kui mõni kanaldus või meditatsioon või nädala sõnum on üles laetud Youtube'i kanalisse. Ja ma olen tänulik kõikidele liitujatele, kes toetavad Youtube'i kanali tööd nii energiates kui ka siis materiaalselt. Sest need üleslaadimised on minule ka mateeriakulukad ja siis muidugi ka ajakulukad. Ja see näitab ka seda, et sa hindad minu panustamist siis energiates ja ka infode jagamisel ja kanalduste ja meditatsioonide siis tööde tegemistes. Teema live videos, mida ma siis üritan praegu uuesti salvetada, oli siis selline, et kuidas tegelikult oma elu luua selles maises kogemuses, milles me hetkel elame. Neid õpetusi on tegelikult väga palju ja siia on välja toodud siis mõningad. Ja kindlasti, et enda sagedust hoida kõrgemas tasandis ehk siis teadlikkuses, saad sa teha igapäevaliselt valikuid, millega sa ühined, mida sa oma ellu lubad, millistes energiates või teadlikkuses sa vibreerid ja sellele aitavad kaasa siis paljud asjad, mida ma siis täna siis läbi ja lahti räägin. Eelkõige muidugi on hea hoida oma teadlikkust ja sagedust kõrgemas, mitte ühinedes meediaga, mitte kuulates igasuguseid hirmutavaid või siis hoiatavaid teavitamisi meediast, vaid viibida rohkem looduses ja küsida enda sisemusest, aga mida sina sellest arvad? Kuidasmoodi sa tunnetad ennast selles teemas? Ehk siis õppida usaldama iseenda sisemust, enda seest tulevat teavet. Ja praegusel ajal on tõesti elu kiirem, intensiivsem ja energiad meie ümber muutuvad, sest maakera on tõusnud juba 5. ja liigub kõrgemasse teadlikkuse tasandisse. Ja see eeldab ka inimeselt siis teadlikumat lähenemist igal enda elu hetkel ja elu tahus siis nende asjaoludele lähenemisel. Et kuidas sa siis hakkama saada, kui energiat muutuvad ja tõusevad kõrgemale, on üks viis tõsta ka enda energiat, nendes energiates kõrgemale, sest millises teadlikkuse tasandis sa oled, selliste energiatega sa välisest maailmast, ehk siis mitte ainult energiatega, vaid energiatega selles mõttes, et kõik on energia, ka sinu emotsioonid on energia, sa ise oled energia, laud, toolid, toit, kõik on energia tegelikult, õhk, mida sa sisse hingad, on ka energia. Nii et kui sind mõjutavad päikesepiigid, mis praegu päiksetormidega alla tulevad ja toovad kõrgemaid sagedusi alla maisesse plaani ja need võivad mõjutada sind selliselt, et kutsuvad esile siis igasuguseid muutusi, aktivatsioone, võivad tulla vanad asjad üles või mis pole veel lahustunud või siis nende läbi vanade asjade tekkinud tervislikud probleemid võivad aktiveeruda, mis kunagi on olnud. Aga ka siis puhastumis ja protsessid ka füüsilises kehas. Ehk siis kui inimene pole valmis või pole ennast piisavalt suutnud elus oma elulisust korrigeerisest tõsta sageduse tasandis, ehk siis teadlikkuses võivad need teda vägagi tugevalt mõjutada. Aastaid tagasi olin mina ka väga tundlik magnettormidele, siis päiksepurskeid oli vähe, aga just tugevad magnettormid, siis ma tundsin kas päev enne või päev pärast, harva kui samal päeval, aga ma ikkagi tajusin neid läbi oma keha. Nii et mida rohkem sa tajud neid päiksepurskeid ja magnettorme, või siis ka 5G piirkonnas olemist. Ja viimane on
aktiveerunud juba igal pool ja seda enam võivad sul enesetundes tekkida sellised kõrvalekaldeid, palju halbu enesetundeid, terviseprobleemid, uuesti väljatulekud või siis mõnede asjaolude siis aktiveerumist ja emotsionaalsel tasandil hirmude, ärevuse, rahutuse tajumist ja seeläbi ka pulsi ja verurõhu hüppamist ja seda võib kõike võimendada veel ka meediast tulev siis info. Mitte, et sa seda üldse kuulata, uudiseid ei tohiks, vaid hoia distantsi ja tee endale nende vahele siis selline piir, teadvustades, et sa ei ühine sellega, mis sealt tuleb, vaid oled lihtsalt vaatleja, neutraalne vaatleja. Ning see kõik võib tekitada ka selle, et sa oled tundlikum kolmanda dimensiooni maailma ehk ühisvälja energiate varamule. Tahame või ei taha, kõik meie ümber on energia ja kolmandas dimensioonis ehk selles ühisväljas, kus me oleme me siis nagu ühes supis. Samamoodi, kui sa elad kortermajas, siis tegelikult oled sa kõikide selles majas olevate inimestega ühes energiamullis ja sa võid tajuda absoluutselt kõikide inimeste emotsioone, rahutusi või terviseprobleemidest lähtuvaid energia selliseid varamuid. Nii et see tähendabki, et me tajume, tunneme kõikide inimeste, mitte ainult energiatasandid, vaid ka emotsioonienergiaid. Tähendab emotsioone, tundeid, mustreid, kõike seda, mis nendega toimub. On nad tülis või on nad rõõmus. Ja see võib aktiveerida ka sinus enesetunde kõikumisi, hüppamisi, ärevusi ja tujumuutusi. Selleks, et seda mitte tunda, tulebki enda energiatega töötada igal tasandil. Et saada ennast nii-öelda puhtaks leheks ja tõusta teadlikkuses ehk siis sageduse tasandis kõrgemale välja sellest kolmanda dimensiooni mõjuvallast. Nii et alati, kui sa midagi tunned, ei pruugigi need asjad olla sinus olevad, vaid hoopis välisest maailmast ehk siis sellest ühisväljast. Ja sa saad alati esitada endale küsimusi, kelle energiat sa tunnetad tegelikult. Kas need on sinu enda omad või välisest tulevad. Nii et alati, kui sa midagi tunned, saad sa esitada endale küsimuse siis sellise. Kust need energiat pärinevad või mis minus on, et ma neid tunnen. Nii et alati, tähendab, et ma jõudsin rääkida ka 5G-st ja et enda seest vaja vabastada vanad asjad, et mitte olla mõjuvallas siis nendele 5G magnettormide, päiksepurskete ja neist tulenevale. Mida kõrgemale teadlikkuse tasandisse sa jõuad, seda vähem on sul tegelikult midagi vaja vabastada, sest sa enam ei ühti nende energiatega, aga sellest ma täna veel räägin. Nii et kui tõustes teadlikkuse tasandisse kõrgemale, siis need kaks tasandit ei kohtu enam. See tähendab, et me võime võrrelda kolmandat dimensiooni siis nagu sa oled põrandal. 4. dimensioon on siis siin kuskil vahepeal. Ja 5. dimensioon on nagu lae peal. Ja kõik need tasandid enam ei kohtu. Kohtuvad ainult siis, kui sa ise ühined oma teadlikkusega, oma mõtetega või mõne emotsiooniga reageerides millegi peale siis vastava tasandiga. Teame, et on muusikat, mis tõstab sageduse tasandit, teame, et on sellised tekste, mantrad, mis tõstab sageduse tasandit, aga kui sa lähed näiteks oma kaaslasega või lastega või kellegagi tuttavaga tülli, siis kindlasti langevad su sageduse tasand langeb ja sa oled uuesti 3. dimensiooni siis teadlikkuses. Aga miks siis inimest ei saa kohe tõsta 5. dimensiooni, ongi just see, et kui sa omad energias neid vanu madalaid alla tõmbavaid ja võõrad negatiivsed emotsioonienergiat, millele sa pole piisavalt otsa vaadanud ja neid lahendanud ja muutnud enda nii-öelda arusaamist maailmast ja vabastanud sisemust siis kõigest
alla tõmbamast, siis 5. dimensioonis need hakkavad 100% aktiveeruma ning see tähendab seda, et sa lihtsalt jääd haigeks või kutsud oma ellu mingisuguse olukorra, mis sind võib kahjustada või isegi surma saada, ehk siis sinus võib olla hirm, et keegi sulle kallale tuleb, näiteks lähed parki kõndima, on väljas pime ja mõtled, et järsku keegi sind ründab. sa lood 100%. Ja sellepärast toimuvadki need üleminekud sujuvalt, et suudaksid üle minna endale kahju tegemata. Lisaks kõige suurem või mitte just kõige suurem, vaid üks oluline asi, millega tuleb tegeleda, on endas neutraalsuse harjutamine. Ja mitte ainult harjutamine, vaid ka endasse sisse juurutamine. Ja jällegi kõike seda saab lihtsamalt sisse juurutada, mida peenemad vibratsioonid sul on ja mida kõrgemas sageduse tasandis sa oled ja millisest teadlikkusest sa oled. Ja kuidas sa saad neutraalsust endasse juurutada, siis see on nii, et sinus olevad trigerdavad emotsioonienergiat, nendele tuleks sul ka ennem otsa vaadata, et sa saaksid need siis lahustada ja endast ära transformeerida, sest vastasel juhul sa ei suuda olla neutraalsuses. Sa ikkagi annad hinnangu millelegi kusagil olles või mingis olukorras või kellegi inimese kohta. Ja seda saad sa jälgida, et kas sa annad veel hinnanguid või mitte, näiteks kas või kaubanduskeskusesse minnes. Seal võid sa kohata mõnda inimest, kes võib-olla on kas räpakam või haisvam või lärmakam ja kas sul siis tuleb mingisugune mõte tema kohta või annad sa hinnangu enda mõtetest temale, et oi kui paha või kui rumal või mida iganes, ütleme sellist. Tavapärane on see, et kui sinu sisemuses enam vastavaid emotsioonienergiaid ei ole, siis sa isegi ei märka seda inimest. Sa ei märka, et keegi lärmab või karjub, sest sinu reaalsuses ei ole seda enam olemas. Nii et neutraalsuse harjutamine on üks oluline asi ja sellega kaasub ka see, et sa lihtsalt teadvustad, et kõik lihtsalt on. Sa tead. Sa ei juurdle, sa ei mõtle, sa nii-öelda ei ragista aju selle asja üle, vaid sinus on kindel, puhas teadmine. Kõik on nii nagu on ja tead, et universum annab ja loob sulle kõike seda, mida sul on vaja või siis mis on sulle õige ja loovaks ja heaoluks. Lihtsalt usud seda ja mitte lihtsalt ei usu, vaid tead. Ja üks loomise võimalus ongi see, et sa mitte ei taotle ja ei otsusta tänulikkuse positiivse teadmisega, et see asi sul on juba olemas, vaid sa tead täie kindlusega, sa tead, et nii on. Ja siis hakkab universum looma sulle kõike seda, mida sa lihtsalt otsustad ja tead. Näiteks sõites kusagile pole vaja mõelda, et ma lähen sinna, et mul seal oleks parkimiskoht autole, vaid sinu sisemuses on selline kindel teadmine, et sul on parkimiskoht. See on sulle ette nähtud universumi poolt ja konkreetselt ma isegi ei mõtle enam, ma lihtsalt tean, et kui ma sõidan näiteks Tartus Lõunakeskusesse, siis ma tean, et mul on antud kohas, kuhu mulle meeldib autot parkida, see parkimiskoht. Mul ei tule isegi meelde seda hakata taotlema, et see oleks mul seal. Vaid see on nagu kindel loomine. Nii et selline kindel teadmine, kindel loomine, see kõik on sinu jaoks olemas ja seda jällegi kõike aitab peale neutraalsuse teha enda sageduse tõstmine ja nüüd tuleb uus teadvustamine, elamine olevikus. Sagedust saad sa tõsta olles neutraalsuses ja olevikus, sest ajajoonel oleme tõusnud me minevik, olevik, tulevik ühele ajajoonele ja kõik toimubki olevikus. Selles hetkes, milles sa oled. Ehk olevikus on palju hetki, olevik võib olla nädal aega ja selles on palju hetki, millega sa lood tulevikku, aga millega ka neutraliseerid, transformeerid minevikku. Ehk siis kõike, mida sa olevikus lahendad, see lahendab juba ära ka minevikus ja tulevikus jaoks valmis loodud asjaolud. Nii et tulevikku pole veel kohal, aga minevik on juba möödas. Ja selles oleviku ajaperioodis, kus on palju hetki, selles olevikus mõeldes mineviku peale või muretsedes tulevikule, sa seda oleviku
hetke ja oleviku enesetunnet mõjutad ja lood. Ja see omakorda loob seda, mis toimub sul tulevikus. Ja kui palju on sul minevikus selliseid raskeid vanu asju, mis võivad mõjutada seda olevikku, mis omakorda loob kogu aeg tulevikku. Et see on selline kuldne kolmnurk. Nii et see tähendabki seda, et sa lood olevikku neid asju, mis sul oli kunagi minevikus ja neid asju, mida sa tuleviku pärast siis kas muretsed või üle mõtled, sellega sa kõike seda võimendad oma ellu. Nii et olevik on järgmine võti, olla hetke teadlikkuses ja nendes olemistes hakkad sa teadlikkuse tasandis ehk sageduse tasandist tõusma kõrgemale teadlikkusesse tasandile juba iseenesest ja loomulikul moel. Sest kui sa tõstad ennast jõuga, on sul väga kerge uuesti ja ka kiirelt alla tagasi langeda. Mul on ka mitu meditatsiooni täiesti tasuta kuulamiseks enesekorrastussageduse tõstmisega, enesekorrastussageduse tõstmisega 2 ja energiates korrastus igal tasandil. Need aitavad sul ka sagedustasandist tõusta, aga kui sinus pole neutraalsust ja seda olevikku ehk hetke teadvustamist ning on ka vanu mustreid, mis on nii-öelda emotsioonide poolt sinusse loodud avastamata, siis sind on väga lihtne tõmmata sellest kõrgemast tasandist uuesti alla tagasi. On üks väike olukorrakene ja sa oled kiiresti all. Kas või istud televiisori ette, vaatad uudistest mõnda teadet või televiisorist või arvutist ja neist tulevad ka tavapäraselt sellised hägustavad signaalid, isegi kui seal ei ole negatiivseid uudiseid, mis ühtlasti on süsteemi kontroll inimese teadlikkusele ja nad kõik tõmbavad sind alla tagasi. Me ei näe silmaga tolmulesta, aga samamoodi ei saa me näha pisikesi nanotehnika satelliidikesi, mis võivad meie ümber siin lennata ja kontrollida ja ka signaale edastada. Mida rohkem on sinus kas toiduainetega või esmatarbekaupadega või siis ka arstirohtudega ja vastavate siis vaktsiinidega sisestatud grafeeni osakesi, siis seda rohkem oled sa igasugustele kiirgustele ja saadetud või õigemini, sa oled nagu raadio vastuvõtja ja sind on võimalik siis programmeerida, sisestada infot ja sa ei tea isegi, miks sa midagi teed, sa ei tea isegi, miks sa võib-olla ärevaks läheks, sa ei tea isegi, miks sul on halb olla või energiat vähe on, miks sa väsinud oled. Grafeeni minu teada on keegi rääkinud, et see kurikuulus MMS lahustab ära kehast. Ei tea, ise ei ole proovinud, aga kes riskib, see võib siis kontrollida seda ära. Jah, selle tagajärjel saad sa enesetunde, kas sul enesetunded muutuvad. Nii, ja kõik need asjad sulgevad inimese võime end teadvustada looja olevusena, ehk siis ise oma elu loojana ja selle valgusena, kes sa tegelikult oled. Ja valgus on ka üks energiaväljendus maises. Nii et sulle võitakse sisestada infosid, kus mõtlemine läheb kinni, sa ei saa aru, mis on su võimekus, mis on su jõud ja vägi, mis on sulle võimete kohane ja sa hakkad elama nagu zombi või robot ja tegema kõike seda, mida ühiskond nii-öelda sulle ette kirjutab ja sinu südametasand sulgub. Kui südametasand jälle on väga oluline asi, sest inimene elab läbi südameteadlikkuse. Kui teha seanss kas kontaktselt või kaugusest, siis südametasand vaikselt aktiveerub, aga oma tavapärasesse ellu edasi jäädes ja endaga mitte tegeledes, ennast mitte analüüsides, jälgides, ta võib väga lihtsalt ka uuesti jälle kinni minna, sest sinu harjumused ja igapäevane rutiin, kui see ei muutu, siis su südametasand sulgub või läheb samasse vormi tagasi. Ja muidugi on hea teha ka südametasandi aktiveerivaid harjutusi, aga kui sinus on sellised mustrid ja alateaduslikke programme, mis on sisestatud kas elu jooksul elades
sündmuste olukordade poolt või siis ka süsteemi poolt sünnimomendil kaasa pandud infona, siis süsteem teeb kõik, et sind nendes programmides hoida. Sinu pea kohal 15 sentimeetri kõrgusel asuv hingetähe tšakra hägustub igasuguste madalate negatiivsete emotsioonide, kemikaalide, olgu nad siis e-ained või säilitusained, narkootikumid, alkohol, tubakas, mokatubakas ja väga-väga paljude muude selliste ainete tõttu, ka stressi tõttu. Ja sinust algallikast tulev, tähendab valguse energiavool, kas päris blokeerub või siis hägustatakse ja sinu südametasand võib sulguda veelgi. Aga südame avatus on üks olulisem asju, sest inimese südames asub tema hing ehk kõrgem mina. Ja inimene on sünnimomendis ja maailma hingestatud, ehk ta on vaimolevus, kes on sünnihetkel maisesse kehasse hingestatud, seega vaim, kes oled sina, omab hinge ja keha kui kesta, millesse maa, mateeria keskkonnas end piiritleb. Vaim, mis oled tegelikult sina, väljendab end maises läbi hingeteadvuse ehk kõrgema mina teadvuse. Hinge võrdsustatakse ka kõrgema minaga ja see polegi vale, sest hing on maa tasandis vaimu kõrgeim mina teadlikkus. Seega vaim väljendab maises, end maises läbi hingeteadvuse kõrgema mina teadvusena. Ütlen selle lause uuesti. Seega vaim väljendab end maises läbi hingeteadvuse kõrgema mina teadvusena. Vot see oled sina. See, mida ma siin nüüd rääkisin, on mul kanaldatud juba pool aastat või rohkem tagasi, tuli kanaldusena ja aeg-ajalt ma muutungi selliseks kanaliks, kes võtab vastu informatsiooni kõrgemalt tasandilt otse algallikast, sest ka algallikast palusin endale abilised, keda mõned näevad orbidena. Nii, aga see selleks, kui sa hakkad mõistma seda, kes sa tegelikult oled, selle kogu ehesuses, siis hakkad aru saama, milline olend sa siin maises oled ja et sa oled jumaliku peegeldus ja omad samu võimeid, teadlikkust, tarkusi, tingimusteta armastuse seisundit ja loomepotentsiaali. Sama omab ka nii-öelda jumalik, mida me teame, et on kusagil nii-öelda kõrgemal, millest tavainimene ennast eraldab, aga tegelikult eraldatust ei ole. Kogu informatsioon, teadlikkuse, energiate liikumine toimub tegelikult läbi südame ja läbi südame vorteksi ning kui see on aktiveerunud, siis saad sa igasugust informatsiooni just läbi enda sisemise mina ehk selle vaimu teadlikkuse. Ja kõigele sellele aitab kaasa ka erinevad praktikad, et su südame tasand oleks avatud, mida praegusel ajal on kõigile, kes soovivad kättesaadavad ja eriti leiad neid minu YouTube'i kanalist. Jah, mõningad meditatsioonid pikemad on, need vist isegi oli, ma vaatasin üle, kas 30 ringis on tellitavad ehk siis superstaari staatuses olevale liitunule on nad tasuta kuulatavad, sellepärast et minul ei ole nende üleslaadimine tasuta ja see on suur energiatöö, sest kõik need meditatsioonid on ka alla kanaldatud. Ja ma ei oska elust teist korda sama meditatsiooni teha. Ja nad omavad hindamatut väärtust tegelikult sinu edasi arengus maises ja selle nii-öelda valguse aktiveerimises, mis sa tegelikult oled. Tänu 2002 aastale hakkas nii-öelda valgus intensiivselt maa peale alla tulema ja sai võimalikuks siis inimkonna üldse kõige maatasandist toimuva muutumine. Ja kogu
ütleme, teadlikkus ja informatsiooni voolamine avati inimestele kättesaadavaks, sealhulgas ka siis kogu maailma tulevik muutus. Ja tihtipeale või mitte tihtipeale, vaid see omakorda sai võimalikuks tänu sellele, et universumis on palju selliseid planeete nagu maakera. Ma ju kujutad ette seda nagu puslepannoona. Ja kui sinul on kodus puslepannoo ja sealt üks tükikene on kadunud, siis see puslepannoo on poolik ja sa lihtsalt viskad ta ära, sest aga pole enam mitte midagi teha. Kui maakera, mis on üks puslepannoo tükikene suures universumi puslepannoos, hukkub, siis ka universumi puslepannoo on poolik. Ja kui 1945 Hiroshima ajal toimus siis tuumaplahvatus, peale seda hakkasid kõrgsagedusplaneedilt siia maaisesse sündima palju valgusolendeid ja siiamaani neid tuleb, sest nad ei tahtnud, et see puslepannoo tükike, mis on maa, ära häviks ja see universumi puslepannoo jääks siis selliseks vigaseks. Ja tänu sellele muutusid ka sellised asjaolud 2000, 2002, minule küll öeldi, et 2002, aga keegi rääkis 2000, enam-vähem on see ju suhteliselt üks aeg. Kui valguse alla voolamine sai võimalikuks ja sellega tekkisid muutused maatasandis ja kogu teadlikkus ja informatsiooni voolamine avati inimestele kättesaadavad, sealhulgas ka siis kogu maailma tulevik muutus ja tänu sellele sai võimalikkusid 2012 vana maailma tasandist liikumine uuele ajajoonele, mis tõi kaasa ka selle, et väga paljud ennustused enam ei täitu, mis oli ennustatud 50 või rohkem aastat tagasi ja inimesele sai võimalik hakata ise looma oma elu ja seda, mis maises toimub. Muidugi sel juhul, kui sa oled teadlikkuses, aga kui sa ei ole teadlikkuses, siis sa samamoodi lood, aga lood seda madalat ja hävingut ja sõdasid ja negatiivsust. Sest kõik on energia ja kõigega sa lood, mida iganes sa ei mõtle, iga mõte, iga sõna on kohe olemas. Mõte algselt peenmateriaalsel tasandil, sõna juba mateeriana ja see ei kahu kuhugi, kui sa ise seda ei tühista ja ära ei nulli. Lisaks ei täitu paljud ennustused ka tänu sellele, et valgusolendid, kes on kõrgema sageduse väljendused maises plaanis, ehk me teame neid orbidena, aitavad ära hoida hullemate stsenaariumite täitumist. Ka minul, nagu ütlesin, on orbid ja nad on kõrgsageduslikud olendid, kes on olnud ka kunagi inimtasandil, aga nad on arenenud puhtasse teadvusesse. Nad on tulnud aitama inimkonnal areneda ja saada teada enda valgusest. Seega südame avamine, endast madalate energiate vabastamine, emotsioonide jälgimine, energiakehade ja füüsilise keha puhastamine, olulised abivõtted. Ja selle emotsioonide vabastamiste ja puhastamistega on ka nii, et teinekord sa ei peagi tegema mingit tõsist või rasket tööd nendega, vaid lihtsalt olema, lihtsalt kulgema, sest need vaimsed abilised, orbid ja ka universumi valgus, kõrgem teadlikkus teeb seda sinu enda eest tegelikult ise. Kui sa näiteks mõnel hommikul ärkad üles ja sul on selline võib-olla emotsionaalne seisund, imelik, tahad nutta või tahad hoopis oled väga õnnelik, siis tea, et sinuga on mingitel tasanditel töötatud, sind uuendatakse, transformeeritakse ümber, et sa suudaksid minna uuega kaasa. Seega südame avamine ja madalate energiate vabastamine on ka võtmesõnaks, aga seda tehakse ka siis nii-öelda jooksvalt. Nii et inimene on vaimne olevus füüsilises kehas, oma keha, hinge, vaimu ning tervenemine, heaolu ja korrasolek on seotud ja oleneb kõigest nende kolme kooslusest ja harmooniast. Sa ei saa olla tasakaalus, harmoonias, rahus ja terve olemises, kui su hingetasandil on muretsemisi või vanu emotsioonitalletusi, salvestusi, millele pole sa veel otsa vaadanud. Ja see otsa vaatamine tähendab seda, et sa teadvustad, on olnud minevikus mingid asjaolud, aga neid hetkel enam ei ole. See on möödas. Sellest mineviku asjaolust tuleb võtta kogemus ja teada, et ma nüüd tean, mis see on.
mida see tähendab, aga minu reaalsuses seda enam ei ole. Ma nüüd tean, mida ma kogesin. Ja muidugi on kindlasti teine aspekt, üks oluline aspekt on füüsilise kehaga tegelemine, jälgimine, mida sa sööd, kuidas sa liigud, kuidas sa hingad ja mis nendega siis kaasneb või mis nende kooslusel on. Järgmine nüanss kõige asja juures on see, et kui ma juba ka mainisin, on sünnimomeendil pannakse kaasa sulle info, mida pead maises oma elus kogema ja läbima ja selleks, et igahetkeliselt teadlikkuses olla, tuleb tegeleda mitte ainult võõraste energiate vabastamise ja ära tühistamisega, vaid ka siis selle kaasa pandud infostaffi endast vabastamisega. Olen hakanud klientidele tegema eluraamatu kustutamist, milles kontaktselt koos temaga töötame siis emotsioonide vabastamisega, mustrite tühistamise, alateadvuse salvestuste transformeerimisega. Ja mõistuse poolt loodud mustrid on hetkeliseks reageerimiseks antud sulle ja alateadvuse programmid programme pole sul enam vaja, kuna sa elad hetketeadlikkuses. Mitte enam horisontaal eluajajoonel, vaid vertikaalelu ajajoonel. Uues maailmas saad elada ainult vertikaalelu ajajoonel ehk siis igal hetkel hetkes. Nii et Valguse kanal Marge YouTube'i kanalil on meditatsioonidena siis eluraamatu kustutamine, kristallkehade aktiveerimine, aura transformatsioon, 3 siis nagu komplektina kuulata. Seda pole seal muidugi küll märgitud, aga sa saad neid kas omale tellida. Tellides saadan privaatse lingi, aga siis pead arvestama, et seal on reklaamid, sest YouTube'i kanalit ilma reklaamideta kahjuks ei lubata. Aga kes on liitunud, nendele ma olen teinud teise üleslaadimise, kus reklaame pole. Et kui sa oled liitunud kanaliga ja toetad kanalit, siis on sul mitmeid eelistusi. Ja samamoodi sul pole vaja eluraamatut, mis sul on kaasa pandud, sest selles on tegelikult vale info selle kohta, kes sa tegelikult oled, mida sa siia maisesse plaani tulid tegema ja kogemustest, mida hakkad läbima, milliseid haiguseid põdema, kellega kokku saama ja nii edasi. Küsimus on kõige selle juures, et kas see oli sinu hingevalik. Sa seda ei tea sellepärast, et sinu teadlikkus on hägustatud ja sellest hägustatustest aitab sul tulla siis ka selle eluraamatu kustutamine ja väga paljud muud meetodid, näiteks Merkaba aktiveerimine koos Trinity hingamise ja valguse keha lukustusest välja tulemisega. Aga ka muidugi reiki ja valgustervendus. Mina olen seda maininud 2005-2006 aastal teadmise, et meil tuleb öelda mitte lihtsalt reiki, vaid reiki ja valguse armastuse kanal. Oma valgustervenduse kursusel õpetan ma alustama siis seanssi sellise taotlusega, et sa oled universumi algse puhta valguse kanal. Nii, ja ongi olnud ka juttu täna valgustumisest või isegi võib-olla selles teemas täna pole olnud, aga väga palju räägitakse, et mida siis valgustumine iseenesest tähendab. Minu arusaamise jaoks on valgustumine teada saamine enda tegelikust olemusest. See, et sa oled siin maises plaanis selline võimas olend, kes saab toimida läbi endas oleva valguse. Ja mis siis on valgus? Valgus pärineb otse algallikast ja toimimine toimima siis loodud kõrgema mõtte, kõrgema sageduse kooslu loodud valgusmustriga või mustrina. Energia on algallikast pärinevate valgusosakeste kokku sulandumisel tekkinud esimene energialiik, mis on siis tegelikult enam mitte tervendav ja paljud ravitsejad või tervendajad kasutavad alateadlikult siis valgusmustrite edastamist läbi just oma hingeteadlikkuse. Hetke ajaperioodil ongi eesmärk inimestel saada kanaliks otse algallikasse, et seda valgust alla tuua
ja seda teeb siis ka, nagu ma mainisin juba, meditatsioonid, merkabad ja enda valguskehade igasse rakku, aatomisse, molekuli, kõikidesse organitesse valguse allatoomine ja sellega sinu valguse olemuse aktiveerimine. Ja kõik sinu keharakud, aatomid, molekulid saavad hakata valgusega täituma, tervenema, uuenema ja taaslooma sinu keha. Varasematel aegadel oli inimene surematu ja sellega sa kas just saad surematuks, aga sul on võimalik ennast siis taas uuendada siin maises plaanis. Nii et ennast taaskäivitada, taas uuendada, et südametasand saaks veel rohkem avarduda, saad harjutada sellist lihtsalt hingamistehnikat. Kas sa seisad või istud, kujustad ette, et sa hingad enda keha eest ja tagant südamesse valgust ja armastust, siis keha ülevalt ja alt südamesse valgust ja armastust ja külgedelt valgust ja armastust oma südamesse. Ja siis kõigist 3 suunast korraga ülevalt alt, külgedelt, eest ja tagant südamesse valgust ja armastust. Ja seda võid teha nii mitu korda, kui sa soovid. Keha eest ja tagant, külgedelt, ülevalt alt ja kõikidest suundadest korraga. Keha eest ja tagant, ülevalt ja alt, külgedelt ja kõikidest suundadest korraga hingad sisse valgust ja armastust. Hingad südamesse puhast algallika valgust, tunnetad ja keskendud oma teadvusega südamele ja kui oma mõtetes täidad ennast algallika puhta valgusega, otsustad, ma olen algallika valguse kehastus maises. Täidan ennast puhta valgusega, tingimusteta armastusega. Uuenen, tervenen ja taaskäivitun igas enda rakus ja molekulis kogu enda olemuses. Minu süda avaneb, avardub ja sellest hakkab välja voolama minu enda sisemine valgus, luues minule võimsa valguse välja, aura välja, mis on tugev ühenduses minu jõus ja väes, minu tegelikkuses, energiates ja kogu võimekuses. Ja siis võid veidi enda seisundit tunnetada. Ja see valgus, mis peaks sinust taaskäivituma, on tegelikult see, mis või kes sa tegelikult enne siia maisesse plaani sündides olid. Nagu ma juba rääkisin ühes viimases kanalduses energiamaailmas nähtamatuses, energiamaailmas nähtamatus seletasin ka sellest lahti, et paljud inimesed siia maisesse plaani aastast 1945 kõrgselt planeetidelt on sündinud ja algne inimene ise oli iidsetel aegadel maa peal tulnud Andromeedalt. Siis on küsimus, kui sa siia sünnid, tuled kõrgselt planeedilt ja kõik muidugi neid ei ole tulnud kõrgselt planeedilt, ma ei peagi silmas neid, kes on varem siia inkarneerunud, vaid kes on tulnud kõrgselt planeedilt ja kes on ka varem Andromeedalt siia tulnud, need võivad olla ka jäänud siis kordama elusid siin maises plaanis. Siis kes on otse tulnud peale 1945, millest ma enne rääkisin, siia maisesse plaani valgusolenditena, siis neil ei ole ju mitte mingisugust karmat ega eelmisi elusid ega seost läbi selle oma vanematega. Süsteem paneb sulle info kaasa, et sa looksi süsteemile maksimaalselt palju energiat, madalat energiat, hirme, kadedust, ärevust, muretsemist, hukkamõistu ja nii edasi. Aga eelkõige hirmu, sest see on nende toide. Nemad toituvad sellest ja süsteemi taha mingil juhul, et sa lõpetaksid selle tootmist. Aga kui sina ei ole enam teadlikkuses, siis sa toodadki seda, mõeldes, et sul ei ole mingisugune muu olek võimete kohane. Kui sa oled seda võimeline nentima.
aga kui sa saad endast teadlikuks, kes sa tegelikult oled ja ka sellest, et iga sinu sõna ja mõte loovad hetkeliselt ja kohe. Tänapäeval ongi, nad loovad kohe. Kõik on kohe olemas. Sõna on see, mida sa oled välja öelnud, aga mõte on see, mis on sul peast ärganud ja mis on peentasandil, aga mida sa pole veel mateeriasse väljendanud. Kas see on kohe olemas? Ja kus see siis pärineb, kas seda oled loonud sa ise või kes seda on loonud ja kuidas saad siis seda tühistada? Nii nagu sul see mõte pähe tuli, sa saad kohe ka selle tühistada, kui sa saad aru, et okei, see polnud hea mõte. Sa saad selle tühistada, sest sina oled looja olemus ja sinul on see võimekus. Muidugi, kui sa usud, aga uskuda saad sa seeläbi, kui sa igapäevaselt töötad endaga, jälgid mõtteid, vabastad emotsioone, eelkõige rahulolematust, hirmu, oled hetke teadlikkuses, kohalolus, neutraalsuses, teadlikkuses, et kui sa reageerid, siis iga reageeringuga lood sa mingit emotsiooni energiat. Energia tootmist sa ei saa kinni panna, aga sa saad valida, millist energiat sa toodad. Kas sa toodad positiivset või negatiivset, kas sa toodad seda endale või süsteemile. Endale tootes sa taaslood kogu aeg ennast ja läbi selle suudad tõusta teadlikkuse tasandist kõrgemale, sest sinus ei ole enam madalaid negatiivsed emotsiooni energiaid. Ja läbi selle saad tajuda enda reaalsust nagu paralleelmaailmana. Ja praegu toimubki tegelikult maailma kahestumine. Paljud inimesed elavad sellises teadlikkused, et ei mõista enam teisi inimesi ja need teised inimesed vaatavad neid ja näevad, kui palju inimesi või esimesed on nende jaoks nii-öelda kõrvalekaldes oma maailmapildis. Üksteisega ei leita enam ühist keelt, rääkimata teineteise mõistmisest. Kes edasi liikunud kõrgemasse teadlikkusesse ei ühine enam madalamaga ja neil on võimetekohane kujutada ette enda elus kõike, mida nad soovivad just sellisena, et see on. Ja vaikselt need maailmad niivõrd eralduvad lõpuks, et üks maailm ei märkagi ega näe enam teist. Nii et me elame väga huvitaval ajaperioodil. Ja energiaid me saame puhastada väga erinevate meetoditega, et olla kõrgemas teadlikkuses. Sa võid kasutada valguse duši, aga kindlasti niitide lõikamist kõigega, mida sa näed, aga eelkõige millega sa emotsionaalselt ühined, moodustuvad sul sellised niidid-ühendused, millega sa ennast ühendad, see hakkab olema sinu reaalsuseks. Kõik, mida sa näed ja mille suhtes pole sa suutnud jääda neutraalseks, sellega sa ühined. Nii et ühesõnaga, kui sa töötad endaga igal tasandil, oma energiate tagasivõtmisega puhtal kujul, enda teadvustamisena, valgusolendina ja oma elu loojana ja selle teadvustamisega, milline võimekus sul siin maailmas tegelikult on, hakkad sa aina rohkem olema neutraalsuses ja hetke teadlikkuses ja olema ise oma elus kõige looja. Mõistma, et sa oled tegelikult kõikvõimas olend. Ja kui sul on halb olla, siis alati hoia meeles see asi, kirjuta kas või külmkapi peale suur silt. Ma küsin enda käest, kas need on minu energiad, mida ma hetkel tajun. Kirjuta omale meeldetuletus, et sa alati suudad küsida, kas need on minu energiat, mida ma hetkel tajun. Sul on võimalik alati ennast nendest energiatest välja võtta. Sa tõstad ennast nii-öelda pilve peale, katuse peale ja lõikad madalamaga ühendusniidid läbi, saadad võõrad energiat minema, tõmbad enda omad tagasi ja tõstad ennast sinna nii-öelda kõrgemale. Kuhu iganes tahad kujutada, pilvele või katusele. On mul raamatus Ole iseenda elu looja, seotuse katkestamine kuuldu nähtuga, sa samamoodi tõstad ennast sellest välja. Tõstad kõrgemale ja lõikad ühendusniidid läbi, mis hakkab sind siis nagu painama ja ei lase sul rahus olla, kas või olgu see muusika jupikene. Ja sa ei pea mitte millegagi ühinema, ehk siis mittevajalikud energiaühendused lõikad läbi, võõrad energiat saadad minema ja tõstad ennast sageduses kõrgemale tasandile. Ja kui su keha ikkagi reageerib millegi peale ja su südamerütm võib hüppama hakata või vererõhk kõikuma siis sa saad loomulikult kiiresti stabiliseerida ennast näiteks kas või südametilkadega
või mis sul olemas on. Ja siis istud maha ja hakkad vaatama, küsima, kust need pärinevad need nii-öelda asjaolud, mis on pannud sind siis enesetundes siis hüppama või kõikuma. Need võivad ka olla mingisugused sisestused või programmid, aga need võivad, nagu me täna rääkinud oleme, ka sinu enda sisemusest pärinevad, ehk siis sa tajud seda kindlasti ära, kui sa esitad omale küsimuse. Olgu nad siis magnetoorid, päiksepursked, 5G või süsteemi poolt saadetud manipulatsioonid. Sul on alati õigus öelda, et see on illusioon ja sa ei allu nendele. Ja kui me oleme rääkinud täna siis magnettormide, päiksepursete või 5G kiirguste mõjude aktuaalseks tulekut, siis uued energiad on niivõrd kõrgel sageduses ja tiheduses, et nad ei mahuta endas enam neid madala vibratsioone ja hertse. Et 5G kiirgused on loodud 3. dimensiooni tasandil elavatele inimestele, ka samamoodi päiksepursked ja magnettormid. Ja ka süsteem tegutseb siis 3. dimensiooni tasandil. 4. mõjutavad nad ka mingil määral, olles 5. oled sa nende mõjuvallast siis väljas. Kui inimene jääb haigeks, tuleb tal ka vaadata, et millistes energiates ta on. Me teame, et tänulikkus on 150 hertsi, haigused nii-öelda 7,8 hertsi, tavainimene elabki sellisel hertside tasandil. Ja siis on sul hea vaadata, millega sa ennast sinna alla tasandile oled tõmmanud või lubanud. On ka klientidega kogemusi olnud, kes on öelnud, et näed, et tal on olnud mõte, et nii mõnus oleks mõned päevad siis pikali olla, sooja teki all, raamatut lugeda ja mida nad on sellega teinud, nad on ennast energiatasandis alla lasknud, tõmmata, öelnud universumile, et neil pole energiat, nad on väsinud ja nad vajavad siis puhastumist. Nii, süsteem, mis tahab ka, et ma ei saaks rääkida, ma juba vahepeal tajusin, et süsteemile ei meeldi paljud asjad, mida ma siis täna siin välja räägin. Loome, tugevdame kaitset. Nii, ja kui sa ise tunnistad universumile, et sul pole jõudu ja energiat, siis sa langedki selle 7,8 hertsi tasandile ja ühined siis haiguste energiate tasanditega. Üks hea moodus on ka, kui sa ennast hommikul ärgates tunned siis nii-öelda ebakõlaliselt või väsinult või et energiat pole, siis laota enda üle laiem jumalik valgus, tee selline taotlus. Muidugi siinkohal, nagu ma enne rääkisin, tuleb teada, et iga sinu sõna loob. Kohe, kui sa ütled, see on olemas. Kui sa seda usud, teadvustad, laotad enda ümber laiema jumaliku valguse või vanasti mulle meeldis öelda varasematel aegadel, taevan isa oma taevaõel, ujuta mind tervendava muundava valgusega, kumba tahad öelda ja lased sellega ennast läbi uhada, läbi pesta, kõik madala minema uhada ja siis tõmbad algallikast endale alla elu ja energia 100% puhtal kujul ja enda algenergiat 100% puhtal kujul ja lased nendel laaduda nii kaua, kui on vaja. Õnnistad oma päeva ja tõmbad ka muidugi kogu ööst energiat tagasi, sinule kuuluvad energiat, sest me rändame astraalis ringi ja tihtipeale ka astraalolendid võivad neid tulla ka varastama meilt. Ja kui sa seda kõik oled teinud, siis hakkad sa kindlasti tundma ennast harmoonias ja suudad õnnistada oma päeva ehk otsustada, et sinu päev on imeline. Nii et uue maailma energiates baseerud sa võtetel, milleks on siis valgusega enda täitmine, puhastamine, transformeerimine. Ja seda saad seda ka nii enda kodu kui ka olukordade puhul. Ja uude tasandisse järk-järgult liigutakse kõikide nende meetodi ja võtete ja teadvustamiste baasil, millest me siis täna oleme rääkinud. Ja kui sa enda vastu oled leebe, mitte arvustav, siis vaikselt liigud uude teadlikkusesse lihtsamalt ja kergemalt ja
nagu ütlesin, sinna see järgult tõsta, vaid sellesse kasvatakse, aga kasvada saad siis kõikide neid meetodeid kasutades, millest me oleme siis täna rääkinud. ja füüsilisel tasandil on siis hea jälgida, mida sa sööd, kui palju E-aineid kasutad, kui palju neis on E-aineid ja teadvustada ja otsustada, et sul on alati võimalik osta talutooteid või biomarketitest puhtamat toitu, kus on vähem säilitusaineid, kemikaale, maitse tugevdajaid ja siis atratsiiniaineid. Ja aitad sellega olla siis oma kehal puhtam ja rohkem valgusele avatud. Nii et valgusele keskendudes juba automaatselt valgus plahvatusena lahustab ja transformeerib ja tühistab sinust ära kõik negatiivse madala võõra, nagu plahvatusena lahustab selle sinust ära ja sinu aura väljast ja samamoodi olukordadest kodust või ka töökohast. Ning järgmine abivõte sinu kõrgemas teadlikkuses olemiseks ja uude liikumise abistamisel on siis ükskõik mis vana, raske või ebakõlane üles ei kerki, sul on võimalik see kuulutada illusiooniks ja kinnitada, et see pole sinu reaalsuseks. Sest sina looja olevusena valid seda, mis sinu reaalsuses, mis sinu elus toimub ja mis on sinu elus tõene. Sina oled oma elu looja. Sul on see täiesti võimetekohane, nii et iga sinu sõna inimesena on sinu sõna seadus, sest sina oled jumaliku peegeldus maises. Ja saad siis profülaktiliselt kasutada kõiki neid meditatsioone, mida ma enne mainisin enesekorrastuse tõstmisega, mis on 3 variandis. Ja ära unusta siis ka rohkem olevikus, neutraalsuses viibimist ja harjutamist, igal tasandil enda kehade puhastamist, füüsilisel, hingelisel, vaimsel ja erinevate enda sisestuste ja emotsioonienergiatega siis tegelemist. Nii et palju soovituseid analoogseid on mul ja võtteid ja teadvustamisi ongi siis raamatust, mida ma mainisin, Ole iseenda elu looja, mis ongi siis komplektina, mida te leiate siis koduleheküljelt www.reikitartu.ee, aga ka siis Apollo ja Rahvaraamatu kauplustest. Nendes on siis 12 teemat, mida läbi töötades saad kirjutada raamatusse, kuna ta on nagu märkmikraamat, sinna märkmelehtede peale siis endale sobivad võtted. Need on need, millega sa hetkel resoneerud ja mis on sulle siis päevakohased, aga mis võivad siis muutuda vastavalt ajaperioodile, liigud teadlikkuses edasi ja juba sobivad uued võtted. Ja ma juba tean, et paljud võtted ja teemad on sealt, kas just teemad, aga võtted on seal juba sellised aegunud, aga paljudel on nad siis tegelikkuses vajalikud, kes oleneb, millisel tasandil siis vibreerib hetkes. Nii et kui sa oled kõrgemas sagedustasandis ehk siis teadlikkusse tõusnud, ei kaota sa enam energiat, olles kusagil madalas keskkonnas ja lõpuks sa jäädki sellesse teadlikkusesse, sellesse seisundisse. Aga kui sa pole veel 100% selles, siis tuleb sulle enda energiatega töötada, kaitseid teha, puhastada, tõsta ennast ja sinule jaoks võivad olla siis kusagil kaubanduskeskuses, pidustustes, sünnipäevadel, suuremates seltskondades, kursustel viibimised, käimised koormavad ja halba enesetunnet tekitavad, sest sa võid tajuda koha energiat, võid tajuda teiste energiaid, ühisvälja energiaid. Nii et kui sa jääd püsima 5. dimensiooni, oled sa nirvaanas, kui sa oled 3. dimensioonis, oled sa ka omamoodi nirvaanas, kui sa oled vahepeal 4. dimensioonis, võid sa olla igasugustele tunnetustele avatud ja see võib olla sinu jaoks kurnav. Nii et soovitan töötada siis teadlikkuse tõstmisega ja täna olen ka jaganud palju võtteid ja selleks on ka oma YouTube'i kanal, et Valgusõna Marge, kus on palju kanaldusi, meditatsioone, mis aitavad seda sul siis teha. Ja ütleme, meid alla tõmbavalt võivad olla ka siis nii-öelda pilvedelt ehk siis lennukitriibid, mis sisaldavad igasuguseid grafeene, alumiiniumeid ja muid kemikaale, mis tekitavad selle, et sul tuleb jällegi ka oma keha puhastada või
siis teadvustada, millega sa saad ennast siis kaitsta. Ja jällegi ma olen saanud sellise teadlikkuse informatsiooni, et kui sa oled 5. dimensiooni tasand, siis kõik need 5G kiirgus, päiksetormid, magnettormid ja need kemikaalid ei saa sind enam selliselt või siis üldse mitte siis mõjutada, sest nad on loodud selle 3. dimensiooni teadlikkuse jaoks. Ja selleks ongi jälle eesmärk tõsta ennast, sest 3. välja siis 5. ehk siis nagu liivakella alumisest osast tõmsta ülemisse. Ja mõista, et sa elad olevikus ja ühel ajajoonel minevik oled tulevikuga ja olevikus siis töötades ja elades, jälgides, analüüsides, lahustuvad automaatselt iseenesest juba kõik minevikus olnud asjaolud, aga ka tulevikku valmis loodud programmid. Nii et ole jälgimises, analüüsimises ja teadlikkuses, et sul pole vaja kuhugi rännata ei minevikku ega muretseda tuleviku pärast, sest selles olevikus, kui sul olevikus aktiveerub näiteks millegi pärast muretsemine või mingi kadedus, mingi hirm, ja kui sa sellele otsa vaatad, selle endast ära transformeerid, selle ära koged ja mõistad, kust ta pärineb, miks ta sul on aktiivne, vaatad talle otsa, ei lase ennast mõjutada, astud sellele vastu, siis see on kõik sest see on kõik maatriksüsteemi illusioon, et sind alla tõmmata, siis sa lood selle, et sa ajajoonel transformeerid ka tulevikust ja minevikust ära kõik selle üleskerkinuga seoses ja saad lõpuks minna kõrgemale, et hakata igahetkeliselt, igapäevaselt olemagi kõrgemal. Nii et ka energiamaailmas nähtamatuses rääkisin ma tolles kanalis ka sellest, et varasemalt 4-5 aastat tagasi nägin ma veel teemaneid, vaime ja needusi, kellel oli küljes, kui inimesed tulid, kliendid, siis hetkel ma enam ei näe, sellepärast et need pole minu reaalsuses. Ma näen neid näha ainult siis, kui ma esitan taotluse ja lasen ennast alla madalamale sagedustasandile. Nii et seansil ülesanne, kui mu juurde tuleb inimene, on mitte vabastada neist olenditest ja muudest asjaoludest ja mitte diagnoosida, vaid eesmärk on tänapäeval tõsta teda välja sellest madalast sagedusest, et need enam teda ei mõjutaks ja et ta hakkakski vibreerima igapäevaliselt uues teadlikkuses, kõrgemas sageduses, kus neid pole enam olemas. Nii et lõpuks ühinedes ise algallikasse, hakates vastu võtma endale vajalikku valgusenergiat sealt, mis siis aitab siis inimest igapäevaliselt tõsta, hoida ja muuta teadvust selliselt, et ta hakkab ise aru saama, mis on tema asjaolude, probleemide või tervise asjaolude põhjused ja võttes vastu algallikast valgus, hakkavad toimuma ka siis tervenemised ja teadvustamised, sest terveneda ei saa sa enne, kui sa pole ära teadvustanud, miks sa siis su elus on, millised energiat sul on, millega sa oled selle enda ellu siis tõmmanud ja kuidas mingis olukorras siis käituda ja milline on siis tegelik reaalsuse elu. See info hakkab sulle ise endale alla voolama. Seda ei saa kellelegi nii-öelda vormida, puust punaseks teha ja puust valmis voolida ja punaseks värvida ja öelda, et vot nii on asjad. Inimene peab sellesse teadlikkusse ise tõusma, aga seansid aitavad sellesse siis tõusta ja liikuda. Nii et sa võid kujutada ette, et sa oled esimesel korrusel või maja ees seal kõnniteel ja tähendab, et 9-kordse maja ees kõnniteel, mida sa näed sellelt. Ja kui sa liigud selle 9-kordse maja katusele, mida sa sealt näed, siis sa hakkad aru saama, millised teadlikkuse tasandid on, ehk siis millised on nende teadlikkustasandi erinevused. Sa 9-kordse maja katusel näed oma elu ja kogu sellest toimuvat suures plaanis.
olles maja ees kõnniteel, näed sa ainult seda piiratud pilti. Ja kui sa oled seal üleval ja tahad selle alumisega ühineda, siis sa lased ennast alla, sõidad nagu liftiga alla ja võid hakata ennast halvasti tundma piiratult. Aga sinna ülesse minna ei olegi nii lihtne. Või sa jõuad sinna, aga seal püsima jääda pole lihtne, kui sinus on selliseid ebakõlasid asju, millest me täna oleme siis rääkinud. Nii et võid sattuda ärevusse, aga nii alla laskudes, aga kui sa pole valmis ja kõrgemal liigud, võid samamoodi ärevusse sattuda. Nii et miks selline asi tekib, on see, et laskudes ülevalt alla võid sa sattuda justkui turbulentsi, nagu pilve sisse või üles liikudes samamoodi. Ja teine asi ongi see, et sa pole valmis uute energiatega, sa ei vibreeri nendega ühiselt ja see võib tekitada sinus ka turbulentsi. Nii et kõik on elus ette määratud ja põhjusega ja lihtsalt niisama ei toimu mitte midagi. Ja üks oluline asi ongi teadvustada, et mis on sinu jaoks elu mõte. Need on ka raamatu tagakaanel, hetkes elamine ja üldse elamine. Elu mõte on tegelikult lihtsalt elamine, avatud rinnaga, avatud südamega. Teine nii-öelda nagu edasiviiv idee on, elus tuleb alati edasi liikuda. Ükskõik mis ei ole, toppama jäädes see on nagu kiirrongilt maha hüppamine, saada haiget ja blokeerid enda energiat endas ära. Ja kolmas on, alati tuleb jääda enda jaoks ausaks, ehk siis siin tuleb see küsimine, et aga mis on minu elu mõte? Mida mina tahan elus? Mitte, et mida sa pead tegema. Nii et teemasid, mida rääkida on palju, aga vaimsed asjad võivad olla teinekord ka väsitavad, nii et palju infot, kui on, see võib segadusse ajada, nii et tähtis on siis teadvustada, et sa oled oma elus enda elu mängujuht ja sina, kui niimoodi otsustad, siis nii see on. Ja milliseid abivõtteid sul on võimalik siis kasutada, et sa saaksid olla siis iseenda teadlikkuses. Ja nendeks tuletan meelde on siis toitumine, liikumine, hingamine, mõtlemine. Ja kui need liikumine, hingamine, mõtlemine on siis tasakaalus, siis ka mõtlemine on selge. Aga kui mõtlemine on selgem, siis sa teed ka õigeid otsuseid valikutest toitumises, liikumises ja hingamises, nii et kõik on omavahel seotud. Pisikesed, esmapilgul vähem tähtsad tunduvad asjad, aga väga olulised. Nii et praegu on aktiveerinud paljude terapeutide nähtavale tulek, kes räägivad sellest, mis maailmas toimub ja see aitab kõikidel või paljudel inimesel iseennast üles leida ja saada enda tegeliku olemusega ühendust ning hakata siis oma elu loojaks. Selliseks olendiks, kes sa tegelikult olid otsuse võtnud enne siia maailma sündimist olla. Ja lubasin lõpus teha siis väikse tervenduse. Kui sa nüüd vaatad seda, siis leia endale mugav asend istudes mõnusalt, soojalt ja ma laotan sind nüüd kõiki, kes siin vaatavad üle jumaliku valgusega. Laiem jumalik valgus kõikide inimeste üle. Iga inimese üle individuaalselt. Nii et sinu üle laotub nagu valguse laine või vaip või tasand ja sellest valgusest hakkab voolama alla selline võimsalt puhastav, vibreeriv, puhas algallika valgus. Sa võid tajuda vibratsioone ja sellist kerguse ja helguse tulekut endasse. See valgus puhastab, uhab välja, samas täidab sind kõrgsagedusliku energiaga. Puhastades ja uhades välja sinu energiatest ja kehatest välja kõike madalat, alla tõmbavat, kõike, mida sa oled viimase aja jooksul või siis kogu elu jooksul endasse kogunud.
kõik transformeerub puhtaks valguseks, armastuseks. kõik, mis on valmis lahkuma, see just on praegu sinust lahustub, nagu valguse vibratsiooni vihm läbib sind. valgus ja vihm puhastab ära, lahustab, samas täidab sind kõrgsagelt puhta valgusega. ja võib-olla tajud, et sinusse tuleb sinna rahu, vaikus. ja nüüd tõmban sulle alla 100% puhtal kujul sinule, sinu elus kuuluva eluenergia. igale vaatele sulle kuuluva eluenergia puhtal kujul 100% ja see jääb alla laaduma nii kaua, kui sa oleks sellega täitunud. ja nüüd ma tõmban alla igale vaatele sinu algenergiad, sinu algenergiatest, sinu algsed energiat 100% puhtal kujul ja need ka jäävad laaduma sulle seni, kuni sa oled neist täielikult piisavalt täitunud. ja nüüd tõmban sulle alla algallikast tingimusteta armastuse puhta valguse kristallkoodid. ja ka need jäävad sulle laaduma nii kaua, kui sa oled nendest täitunud. ja nüüd algallikast tuleb valguse voog, liigub läbi sinu, selle ruumi, kus sa oled, maa tuuma ja tõmbab maa tuumast maa kristallkoodid ja kõrgsageduslike tasandite koodid, mis loovad sinule sellise stabiilse rahuseisundi. kõrge sagedusliku olendina maises olemas rahus, tasakaalus 2 jalaga maa peal. samas baseerumas algallika puhtal valgusel ja enda algsel energiatel, valgusenergiatel, olles neist täitunud, avatud südamega, võimsa valguse väljaga oma tegelikus jõus ja väes. ja nüüd võid natuke tunnetada seda uuenenud olekut ja lasta neil toimida. sest ma tajun, et need toimivad kindlasti mingi aeg edasi. ja soovitan ka sul enne magama jäämist mitte lihtsalt mõelda, vaid otsustada, et sul on homme selline imeline päev, sest just õhtul enne magamist lood sa järgmist päeva. kui sul on madalad mõtted, on sul ka järgmine päev kehvem või vastupidi. sul on õnnistatud imeline päev, oled terve rõõmust, teadlikkusest, sest sinu reaalsus on nüüd muutunud. selles on kõik rõõmus, sind õnnistav, sind tõstev. ja võta endale nüüd aega selles uuenenud olekus viibida, tunnetada neid uusi energiavibratsioone. ja mina tänan sind, et sa vaatasid. tänan, et sa toetad minu tegevust kanalduste, videode üleslaadimisel. ja ma tänan, et oled olemas. sest põhjuseta asju ei ole ja kõik, kes jõuavad selle kanalini, tähendab, on nad pidanud jõudma ja neid asju kuulama, sest nad on valmis selleks mitte niivõrd mõistusega, kuivõrd just hingeolemusega.